Uuesti. No keerrota. Etu. Huhuu. Te peate jala nüüd ära võtma, kui te tahate. Jaa, viisid peaga ära. Või meil kasvavad suured zucchiinid. Suuremad kui need. Päris vahva. Mis toite te nendest teete tavaliselt? Laste lemmikid ja päris tõsi on juustupallid. Oo, kuidas te teete? Panete sinna sisse neid seda või? Me paneme niimoodi, et suure No, hamster jah, inimhamster. Ei libis. Ma võtsin tädi Paulale ka. Teed endale sünnipäevalaulu, jah? Ja te teed endale sünnipäevalaulu, jah? Vaatame pead. Ma ei nahta midagi. Ma panin kõike. See on nii äge. No ikka, kuidas siis muidu, ah? Mingit see no me siin Klausiga vestlesime omavahel ja mõtlesime, et keegi seda meie käest küsib, siis me ei räägi seda välja. See on üllatus. Ei ole see raam. Leo, tule minu sõbra. Oleme ikka, aga see on seekord saladus. Ei ole mitte kellegi sõbra. Kuidas nii, jah? Teeme issi ja pimplit ning otsime Lottemaa nõude peale. Venna tule siia. Kuhu pead endama vastu? Igal
on erinev tähendus ja niimoodi natukene. Kuku rääkis siis Jaagule, et kuulud toimumas suur isakõride võistlus. Kes on tegelikult küla kõige suurem isakõri? No? Kärbes Jaak loomulikult, aga kuu on ju nii kaugel. Kuidas me Kärbes Jaaku kuule saame? Selle porgandi raketiga ma. Veel üks seaduta! Niisugune pritsimise masin ka samal ajal nagu näha. Väga värskendav oli. Ja teate, sellise raketi ainult, et veel suurema. Tapsel puustraama. Nad suhtlevad morsekeeles. Oleks kuulnud sellist sõna nagu morsekeel. Olete. Vot, see käib niimoodi. No nii lipe. Appi. Elämine toimub ainult. On või? Otsikot tiiastusimalla ja maailma ei rasi. Kringisin päivä, kringisin kaksi ja maahan komittaisin pas. Kaukit näkin kenaiemesta, arvastus mul tonkista. Ei jäänyt pitkään olemaan, tuulin kaukitset omat. Leiksinen tarkkaan kaasa, kellääkään mustas varaa. Doktora teen nimeksi talja varvaat valuuttas mulla. Rääkisin tälle omaa muuret raavimaan, niin hakkas kohjepit. Metkään nyt puuttuisit, nyt tunteet museet muuttuisit. Yksin etsin armastain ja tähäks kulmat pidävä. Jäänyt mikkeen olemaan ja tuulin kaukit settomaan. Leiksinen tarkkaan. 5, 4, 3, 2, 1, 7. Nonii, Roosi ja Bruno, minge peitke ära, mina hakkan lugema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tulen. Ma leian teid kohe ülesse. Kuule, kas keegi teab, kus nad peitsid? Sinna. Oh, puu taga, Bruno. Tulen siia, leidsin su üles. Nüüd me peame üles otsima Roosi. Kus Roosi on? Sa tead. Kus ta on? Seal. Siin. Kuule, see oli küll hea peidukast. Tere, sõbrad. Te olete kindlasti juba kuulnud, et täna on meil leiutajate külas üks tähtis päev. Väga tähtis. Väga tähtis. Täna on meie sõbra Alberti isal juubel! Just nii! Ja teate, see on onu Adalbertil tema elu kõige esimene juubel. Meie külas on tegelikult üldse nii, et igalühel on 3 juubelit. No, kõigepealt esimene, siis teine ja lõpuks 3. Ja rohkem ei ole. Ela kas või 100-aastaseks. Aga seda, millal need juubelid täpselt toimuvad, otsustab sünnipäevalaps ise. See käib niimoodi, et kui tema ärkab hommikul üles ja Albert, kus sa oled? Kas te näete kuskil? Otsige! Ja tuleb vabandust, ma jäin natukene hiljaks, teate, kodus on praegu paras segadus. Issi muudkui tõstab asju ühest kohast teise ja siis jälle tagasi ja siis selle 3. kohta. Tead, ma olen temaga juba 5 korda kokku põrganud. Jaa, täitsa tõsi. Oota, aga kuule, kuidas meil selle kavaga on? Kas teeme ühe korra veel? Me just rääkisime sellest ja mina arvan, et teeme viimast korda veel läbi ja ma arvan, et siis me oleme valmis. Mina arvan ka nii. No kui te nii arvate, mina natukene kardan, et äkki lähevad sammud meelest ära. Albert, siis liiguta lihtsalt jalgu edasi ja keegi ei saa midagi aru. Aga nii pole aus. No, siis peab katkestama ja ootama, kuni sul sammud meelde tulevad. Aga nii pole ka hea. No, siis ei jää mitte midagi muud üle, kui peab kõik sammud kohe selgeks saama. Ja mul ongi sammud selged, aga ma pabistan. Albert, tead, see on täiesti normaalne, et sa natukene pabistad. Kõik on nii. 1, 2, 3. This
ikkagi väga viks ja viisakas välja nägema. Sellepärast, et sinu isa on täna ikkagi väga tähtis päev. On jah. Kas sulle kammi on? Jo ei ole muidugi koju. Ei ole või? Ma vaatan, kas minul on. Taskus on mul šokolaadi seda, mille ma söön pärast ära. Siin on 3 nädalat vana saiapets. Võiksin taskas veel natukene olla, sellega pärast tean aelu seina lüüa. Nii vaatame, mis siin on. Dwayne Kivi Johnson! See on suvaline graniit. Sellepärast me ka taskasse tagasi. Vaatame, üks tasku on veel. Mis siin on? See on küll kammi. Ossa, mida värki? Oi, oota, issi, rahu, kas kõik on hästi? Jaa, muidugi. Kuule, vaata, mis mul muud üle jääb. Mul on siin veel nii palju asju vaja teha, et mul on vaja liibuda, siis mul on vaja kaunistusi riputada, kaevata. Mul tuli hea mõte. Teeme niimoodi, et sina saad siin rahulikult edasi riisuda ja meie ajame asja joonde. Just moodi joote. No niimoodi, et mina ja Albert läheme koos unenäo maailma, otsime no Engelbergi sealt üles ja toome ta siis siia. Ei, Lotte, ei, kuidas te lähete? Pärast eksite veel ära. Siis kaotab minu poja ka ära, siis ma pean üksinda tantsima. Sa ei pea üldse muretsema, ma olen seal ükskord tänu Klausiga käinud, nii et ma tean täpselt, kuidas minna ja tagasi tulla. Me tuleme ka Roosiga unene maailma. Kõik on unene maailma. Oodake, sõbrad, mul läks meelest ära, et keegi peab meid ju enne magama laulma ja siis pärast üles kajatama. Nii et kuulge, Roosi ja Bruno, ilma teie abita me vist ei pääse üldse väravadest sissegi. Ja pealegi, te laulate väga ilusasti. Aga Lotte, millal me teid üles peame äratama? Siis, kui ma hakkan kätega vehkima. Tule, Roosi, laula mõne laulu. Nii oleks. Võta, ole Oi, ma tulen rüüpaga. rüüpa kullag. Kuule, sa võid selle kammi pärast. Issi, tule siia. Nii. Ma luban, ma pärast kammi. Ja, kõrvu. Mis asja? Kõrvu. Ja ma hakkasin juba täitsa teist asja mõtlema. Mida sa mõtlesid? Ei, ma ei hakka seda teile praegu rääkima. Aga räägi ikka, äkki me saame sind aidata. Arvad või? Ei saa mind enam keegi aidata. Onu Adalbert, kõik asjad, mis meie neljakesi oleme ette võtnud, oleme ära ka teinud. Engelbert. Tere lapsed, teil on vist natuke vara veel kohvi juua. Aga no, karu ei las seda väga üle, ainult nuttis ja nuttis ja nuttis ja nuttis. Aga siin unenäo maailmas raunes ta maha, sellepärast et unenäo maailmas saab talle ise suur ja tugev saabas ja mitte keegi ei astu talle varba peale. Nii ja need 3 ilusat ja nägusat lumemme seal on tegelikult jänesed. Neile meeldib talvel lumeemmesid veeretada, aga varesed kipsuvad seal, kuni lumeemmede pead lähevad katki. Aga siin unenäo maailmas ei kiusa neid mitte keegi. Ja nad saavad olla ise lumememmesid. Aga kullakesed, mul on väga kahju, aga ma ei saa teiega kahjuks tulla. Aga miks? Nad vajavad mind, nad ei saa ilma minuta. Tere hommikust! Oi, see oli küll väga magus uni. Oli jo, kuule Lotte, kas see oli päris uni? Ma arvan, et see oli päris uni. Kuulge, mis asja te jutustate seal üleval? Öelge parem nüüd kohe, kas Engelbert tuleb või mitte? No me nägime teda küll ja ta ütles... Ma saan aru küll, ta ei tule. Oota, aga miks ta ei tule? No issi, ta on seal kohvi tassi. Ja kõik käivad tema kohvi joomas. Ja siis ta ütles, et vot sellepärast ei saagi tulla. Mida ma kuulen? Kaup on talle tähtsam kui oma lihane vend. Ei oleks uskunud. Ei oleks... Vaidlused ja iatelused, lutsumised ja solvumised, kõige selles süüdi vaid üks lelu. Ja kumbki meist ei vabanda ja sa ei taha suhelda. Engelbert sult andest ostma palun. Käitusin ma valesti, kui hoolid
ka tagasi. No nii tublikki. Kipiis on iga linnu suu, kuulen näskin jalkapuu on taista. Hommikul ja õhtul käib see rokiga. Ära tus, see on käpsero. Ära tus, see on. Meil, aga ta on tore poiss. Tema ei ole kunagi julgenud varem laulda laval, aga täna, kuna ta isal on juupel, otsustas ta, et ta võtab ennast kokku ja laulab koos sinuga ühe vahva külasimmani. Selle vihkli, aga paistab, et härrad pole kohal, seega ma tulen ise siia ja teen tema eest ühe vahva külasimmani. Seega, kas te olete valmis? Jaa! Siis muusika! Jalad käima, tantsima, up. Kui sul kõrvus pilliviis, ära kaasa siis, küla täitub lustiga, tantsuvihu kunstiga. Heia, ho-ho, heia, ho-ho, siin me laulame. Heia, ho-ho, heia, ho-ho, siin me täies on. Ikka niuksed ütlevad, poistel pilgud säravad. Tatsub hoogne polka, samm ei vaisu meie rõmm. Heia, ho-ho, siin me laulame. Kas natukene selgemalt ei saa? Hästi olete kindel, noor härra, et natukene selgemalt on ikka natukene selgemalt. Mida märki? Kuule Lotte, ma arvan, et hoopis talle astus keegi varba peale. Jaa, täpselt. Mõista, mis see on. Mugavam kui Eduard, aga magusam kui polgatud mina. Niin opetan, pitäis kohe teise päeva vastu. Aga jälle oli vaja välja mõelda, mida kogu oma peo rahvaga teeb. No nii sa maistus on ju natuke mõtlen. Et ta mõtlen ja välja mõtlen ja siis ta otsustas, et terve oma peokeskkonnaga teeb ühe laulupeo. Ja see kõik niimoodi, et jälle esimene päev istusid ja lahendasid mõistatus. Teine päev natuke seisid ja mausid ja sõitma vahepeale siia. Kolmas päev jälle Taavi mõtles, et nüüd peaks hakkama Sulle! Jaa, sa naeratasid teile kõrval ja siis tegid sabaga niiviisi. Ja emme Sinine Volkswagen numbrimärgiga 123 teie pimedas tuldostab. Aga tegelikult ma tahtsin kulutada. Siin ta nüüd lebab, elutõest väsid, lõputa kurb on ju see. Paitaks neid kõrvu ja slitaks käsi, pooleli jäid. Ja, täis juube. Vahvavokka, ise on surnud ja räägib. Tõesti laulab kuu ja kaua. Me oleme 3 päeva otsinud. Mis ta nimi oligi? Äkki oli Otta? Ei olnud, mina tean, ta oli Vaidega. Äkki oli Tanel? Ei, minu arust oli ka keegi teine. Hoidke meelde. Kes ta nüüd oli? Mina tean, ta oli Karu. Kes sina oled? Ma olen Tiivi. Väga meeldib. Päivine tuli Taneli järele. Tere Tiivi. Adervet oli kaekirjas. Ei olnud. Mina tean, et ta oli mutt. Ei ole. Ta oli. Ei, minu arust oli ka keegi teine.
Miks me teda üldse otsime? Hea küsimus. Ta kutsus teid. Aga miks? Meil on kutse. Vaatame järgi. Milgi. Anna kutse. Palun tulge sõbra Adalberti jubelile. Me pidime ju talle laulma. Aga kas me laulsime? Mina tean, ei laulnud. Aga miks? Me ju ei leidnud teda üles. Mina tean, äkki teda polegi olemas. Mina ei jaksa mõelda. Mina ka ei jaksa. Ja jaksan. Aga hetkel vist ikka tegelikult ei jaksa. Aga istume siis siia. Istume siia. Kas me istume või tukume ka? Kukume ka juba siis. Kuulge, see vist on tukkumise koht. Jaa, näete, siin tukkub veel keegi. Vaadake, äppiline nagu lemmad. Aga näed, lott on ees nagu elevandil. Kuulge, mina tean. Siis on oht, et enam ei hüppa üldse. Aga Aga nüüd on pikkuse kord, läksime. oot, Ave, kuule, miks me seda pikkust mõõdame, ma ei saa aru, kuidas see sellega seotud on? Vaata, selle pikkusega on selline lugu. Väino isa tead, on ju? Jaa. Väino isa venis peale oma juubelit 5 sentimeetrit pikemaks. See on küll päris hästi. Oota, stopp. Kuula lugu lõpuni. Nii. Giovanni vend Giuseppe. Jah. Tema aga vajus 5 sentimeetrit lühemaks. Lühemaks. Kontrollime igast juhul sõna, kui on Kontrollime ja lühemaks. läksime. Nii. Vaata nüüd. Normaalne. Sa ju tantsisid ikka täitsa pööraselt, Jaa, tantsisin ja ma sain juttu kohe tantsi selgeks selle. Aga see võtab nii läbi. Ei,